Hea Eesti rahvas, kallis viljandlane. Mul on rõõm tervitada sind Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval juubelil, kui nii võib öelda. Valmistasin ette mitme leheküljelise põhjaliku kõne, kus tahtsin ära tuua vaid mõned olulisemad momendid meie pikalt, kuid samas ka raskelt teekonnalt sellise ümbarguse verstapostini. Aga kahjuks pean nentima, et mõni hetk tagasi konsumeeris lammas minu kõne, seetõttu olen sunnitud esitama vabas vormis väikese kokkuvõtte sellest, mida tahaksin teile tänasel pidupäeval öelda. Elu siin paesel maakamaral pole olnud iialgi kerge. Lisaks keerulistele, et mitte öelda ebameeldivatele ilmastikuoludele, on meie rahva püsima jäämise pannud proovile erinevad röövvallutajad. Kuid eestlane on vaatamata kõigele sellest eluga välja tulnud, sest eestlane ei ole kartnud kunagi tööd. Tööd on tehtud iga võimu ja valitsuse ajal. Kuid töö pole ainus, mis meid on läbi aastasadade aidanud ellu jääda. Ka oma rahvakultuuri austamine, selle mäletamine ja talletamine on samuti etendanud olulist rolli selles, et me oleme jälle vaba rahvas vabal maal. Seda teate te siin Viljandis, Eesti pärimuspealinnas isegi väga hästi. Ja kolmas komponent, mida ma tahaksin ära märkida ja esile tuua, on muidugi vapper Eesti naine. Kui Eesti mees on pidanud sõdima vabaduse eest, tegema poliitikat, pidama kõnesid, siis Eesti naine on ikka olnud see, kes on kasvatanud lapsi, teinud tööd, kogunud folkloori. Karl. Tere, Karl. Tere, härra president. Väga meeldiv. Kuidas läheb? Hästi läheb. Hästi. Siis on hästi. Jõudu tööle. Aitäh. Nii soovingi sulle, hea viljandlane, viljandimaalane, eestlane ja kui nii võib öelda, siis ka eestimaalane, head vabariigi 100. aastapäeva. Et me ei pelgaks ka järgnevatel aastakümnetel, et mitte öelda aastasadadel, mis kindlasti meid ees ootavad, teha tööd, mäletada rahvakombeid ja tunnustada Eesti naist. Palju õnne, Eestimaa!